head sööd? Pähkleid, šokolaadi. Meile varsti lennule jah. Meil on poole tunni pärast. Pool Ei, tundi. 20 minuti pärast. Pool tundi. Sa ütlesid pool tundi tagasi, et 20 minuti pärast. No 15 siis. Okei, vau. Vau, meie tuba upgrade iti. Kas me oleme üldse kunagi nii ägedas kohas on? Okei, mega view, nagu, ma ei taha öelda, aga nagu On nagu mingi elumaja. ägedad lambid ja maalid ja diivan ja... Kuule, ma tahaks koju sellist diivanit, Kristjan. Siin on mega suur peegel. Siin on mina. Siin on dušš. See on nii Japandi stiil. On ja? Siin on walk-in garderoob. Aha. Head see hästi palju asju lihtsalt ka. Tulime just ühe suure pagasiga tulime ainult siia. Mis sa tellisid? Mis sa käivad? Sharing'is. Ma näitan teile kohe välja. Oota, mis sa tellisid? Ja see on vist see reisepask. Ma tulin, et mul ei ole kõht väga tühi ja see menüü oli suht segane ja ma lihtsalt võtsin. See on suurem kui mu käsi. Terve kana. Okei, ma arvan, et see on hea. See on trühvelkabe. See on väga hea. Muffin on või? Aga me guugeldasime, siis tuli nagu rohkem laavakoogi moodi, aga... Ikka on. On või? Ikka pehmel siis on. Aga äkki see on külm lihtsalt. Ta on pähklikreemiga. Tere hommikust! Tere hommikust. Kuidas magasid? Me jälle sööme on ju väga hästi. Väga mõnus oli selles mõttes. Täiesti, vist reisiväsimus oli ka nii suur, et mingi nokkisin lihtsalt ära. Sööme hommikust jah. Nagu veits veider, et olen puhkusele ärkan 7:30. Aga vist rutiin on nii see, samas saab päevast rohkem kätte ka vist või väga kaua ei maga. Sinu jaoks ei ole veider, et minul on see veider. Ma tavaliselt nii vara ärkan. Plaan sünnitan hommik ära. Mina olen trenni. Karmen vist natukene paisutab. Siis teeme mingi söögi ja siis teeme muid asju ka. Nii, mina igal juhul olen valmis trenni minema. Tuleb ruttu minna, sest siin läheb mega kuumaks. Täna on umbes 33. Ja, kell on 9 läbi veits. 9:30 tegelikult. Ei ole väga näha, aga ma tahan kuskil sinna mäe otsa minna. Okei. Davai. Show. Ciao. Nii, mõtlesin, mis siin ikka, et jooksin sinna mäe poole, mäeharja, tähendab siis mäe jalamile. Ma pekkisin ainult mingi rämedad tõusud ja 6 kilomeetrit on natuke teine kui Sirgelmaal joosta, nii et tundub, et ma täna vist jõuasin sellesse mäkke, aga vaatab homme 6 päev, nii et avastan siis niisama ringi siin. Nii, võtsin siis teise plaani, tulen mingid, ma ei tea, siin on mingid nagu rattarajad oleks või mingid siuksed rattaeljad igal juhul lähevad siit ja sinna täna ei lähe. Ma arvan, ma pean homme võtma auto, sõitma sinna mäejalamile ja siis tegema selle tiirusest. Mul oli täna siuke 1,5–2 tundi plaanis, aga ma arvan, muidu mul läheb mingi 3,5 tundi, ma arvan. Teen siin mingid ringid ja võtan täna siis veits veel rahulikumalt, nii et jep. See vaade on küll kõva. Tund 32 tehtud ja peaks hakkama tagasi minema, sest mul on veel mingi, ma arvan kindlasti üle poole tunni siis tagasi veel joosta, aga õnneks alla mägeni. Ma ei tea, sealkandis äkki on kuskil, kus me elame. Meri on seal kaugemal veits. Sain siin natukene ringi vaadata ja joosta ja ma arvan küll, et homme lähen võtan tolle teise tipu ära. Ütleb, et mega palav on, nagu reaalselt hingeldama ajab mul lihtsalt nagu kõrben. Ma ei tea, siin on nagu full päike ja null õhku ja puud on ka täiesti ära kõrben, nii et
ma pole ainuke. Aga ikka, jooksen edasi siis Joki praegu. Meil on ülesanne leida teineteisele üks äge toode. Teeme siuke 5 minutit. Okei, ja see on see, et teine peab selle ostma. Juhul kui see nagu sobib ka teise arvates ka. Ei pea sobima. Ei nagu... Ükskõik, Karmi lemmikasi pesti. Lõpeta ära. Ja vesti ei saa täna. Ma olen hea tahtlik. No naistel on 3 korda rohkem valikut, see on ebaaus. Meestel oli üks nurk. Oled rahul oma selle outfitiga? Arvan küll, vaimasin, ma tahtsin, et see midagi niimoodi jääks. Mul on see seljas praegu. Ütleme nii, et see on niisugune safe valik. Aga me peame nendega minema oma õhtusöögile ka nüüd. Aga ma ei vali sulle siukest, millega õhtusöögi minna võib-olla. No aga sa pead. Liis, võta midagi normi nüüd. Minu valikud said tehtud. Aga ma siis võin maanis puhkusel ära minna. Hakkad valima. Nahkpüksid laiad. Ta armastab nahka üle kõige. Vaatame. Kõige halvem outfiti valik. Saab nii kodus paneme outfitit selga, on ju? See on sneak peek. Ära piigi siin midagi. Meil sai šupatud. Ja siis me mõtlesime, et me sõidame natuke ringi. Uus päev, uus jooksutiir. Aga seekord ma olen targem, võtan auto ja sõidan mäelamil ära, nii et meile nagu ma ütlesin ka eile teile siin videos, et hindasin ennast üle. Arvasin, et jaksan joosta 500 tõusumeetrit 6 kilomeetrit mäkke ja siis hakata veel edasi jooksma. See oli liiga karm, nii et siis ma tegin kuskil niisama ringid. Täna siis lähen mäetippe valutama. Kristel ütles, et kui ta nagu pikemaks jääb, siis ta on seal. Jooksin seal. Nii et siis ma lähen sinna päästma. Okei, väike story time siis. Esiteks sõitsin see ülesse, mingi päris palju oli see sõites üldse saada. Siis tuli mingid nii väiksed teid, et see auto lihtsalt, et ei mahtunud vahepeal üksindagi, läbi tuli autosi vastu. Täis mähkimine. Sain vist eluga siia. Loomulikult ei ole mitte ühtegi parkimiskohta siin. Ja siis otsisin parkimist, sain kuskile siia linna, päris palju allapoole. Ühte parkimismaja. Ja nüüd otsin teed, et vist lõpuks leidsin, kus ma saan siis hakata sinna matkarajale minema. Aga ei küla või mis asi, see on ikka väga äge ja kohe näitan teile vaadet ka, mis avaneb merele. See on rets. Kuskile ma olen nüüd üles jõudnud, nagu te kuulete, tuul on mega. Suht raske mägi, ainult üles praegu nüüd. Lähen otsin, äkki leian mingi hea raja vähe sirgema, äkki sealt kuskilt. Nii et jah, liigun edasi. Oi, tšau. Nagu näha, olen kuskil mäe otsas. 1100 meetri kõrgusel alustas 400 pealt. Aga vaatamata sellele, vaade on lihtsalt ülikõva. Tead, ma ütlesin, et jõuan sinna, see on mingi radaripunkt või mingi siuke kõrgem punkt, vist 1150 meetrit ülega. Ja kuna mul on tund 12 tehtud, siis ma pean hakkama minema kuskilt sealt ringiga tagasi, et ei taha väga pikaks seda trenni lasta, sest plaanis polnud, nii et jah. Nii, olen siis oma tripilt tagasi 2 tundi 20 minutit, ainult 11 kilomeetrit, aga jõhker maastik ikka, kas täis sein üles või sein alla, nii et ma ütlen, alla tuleks jalad juba valutavad, nii et jah, aga saab huvitav olema, aga ei, mega mõnus. Nüüd ainult läheb mega kuumaks, sest üleval oli tuul, all nii palju tuult ei ole, siis päris tuntav vahe, aga ei mõnus. Sai selle asja purk ja nüüd tuleb mingi 20 minti sõitu veel tagasi, nii et oli igati õige otsus tulla siin, et tava ikka, näeme all, tšau. Ja nüüd on plaan minna Malaga peale laiema. Malaga kesklinna, Old Towni kuskil. Siin on tegelikult sõita 40 midagi minutit, nii et... Sul on lahedad prillid ja lahe särk. Thanks.
nii suure autoga siin on ikkagi päris raske, eks ole. Me sööme midagi. Mul on ka nüüd nagu... Siin oli nii pikk töid, aga samas nagu üli äge, et tulime. Ülituus nagu juba linn paistis ja värki. Nõus. Vaata juba siuke parkimismaja nagu. Tulime TikToki soovitatud kohta sööma ja see tundub mega äge, nagu nii ehtsad toidud ka tunduvad, et siin olevad. Ja fun fact on see ka, et kui me Polil käisime reisil, siis me ka suht palju kasutasime TikToki abi, et leida neid toidukohti, nii et... Inimeste tagasi teada. Ja, see on väga hea tipp, et kui minna reisile, siis otsida sealt. See näeb mega hea välja. Kuidas sul siis Hanagamis? Nii äge, lihtsalt maja, need arhitektuur, see Mega cool ja tänavad on ka nii puhtad. Aga üldse väga ilus ja siuke mega... mõnus, see soe õhk ja nagu soe on nagu tuum või midagi nagu ei ole nagu sellist Aasia vaata mingit seda niisuste värki. Väga enam mõnus. Läks jogiga sõitma. Lähme tagasi mehele või? Naid küll kõnnivad. Jeesus, see on nüüd crazy. 3 korrust, 4. Tšau. Tere hommikust. Me just ärkasime. Ma siin juba telus veits vaatan ringi ja lähme peseme hambad ära, lähme sööma ja siis täna on plaan minna Marbella peale. Vaadata seal midagi toredat. Trennist natuke rahulikum päev, nii et saab nautida muid tegevusi. Mis sa siis täna hommikuks jääd? See on täna mingi väiksem, ma ei tea, muffini peal. See on õige asi öelda. See on siuke saia peal on muna, siis on salmon ja siis on see Hollandi kaste või kuidas seda öeldakse. Poached. Siuke plaan on täna mul. Sul sama plaan. Me katsume selle veega ära. Ammusala playa. Kas sa arvad, kas vesi on soe või jahe? Ma arvan, et ta on mõõdukas. Külm või? Ei ole või? Kristjan on sellest, ma ei tea, kui kaua unistanud ja nüüd sa sai oma sai. Ma loodan, et on hea, aga see tundub minu oma vist on meid suurem. Jah. Oi, kui ilus see näeb välja. Mis kell on? Kell on 4 saamas ja teeme õhtusöögi just ära. Mõtlesime, et treidime oma kehas natuke. Võtsime mingit värsket pressitud mahla, mingi Hilti Bowlile. Veits sükest freshnessi keha. Mugav, et sa võtnud ära ja võtad auto ja viiaks ära. Kas me lähme Bosch-Seini juurde? Pass. Tahaks teha kujuda ja vette ja mõnus. Lubasime teile neid outfit'e näidata, mis me siis teineteisele valisime, nii et Kristjan, tule näita. Vaat ei saanudki neid pükse, mis ma lubasin sulle algul. Need nahast, need oleks igis reisitükk olnud, aga ma arvan, siuke suvised püksid, aga mul ei ole üks nii laisi pükse olnud nagu siukseid. Ahah, aga need on ägedad. See on päris tuusad, see oli 60 ka. Juhei, väga ilusad on ju. Sinu kord? Jep. Tšau! Aga minul on siis selline väga siuke, ütlen natuke, et läksid lihtsamat teed pidi. Jah, aga minu arust sulle väga sobib see, nii et ma ei tea, eks igaüks otsustab ise, aga ma ei osanud midagi väga crazy't valida, nii et siis jäi siuke lihtsam. Aga äkki teada, kui oma outfit meeldib teile rohkem, kas minu või Kristjan? Või nagu kes tegi paremat tööd? Mina. Davai, aga lähme sööma siis, on ju?
teenindusega rahul oled? Väga hea. Ta on siuke vaikne, ei sega väga. Annab toidu, läheb minema. Me oleme tagasi jälle selles imeilusas linnas nimega Malaga ja muideks, tead mis või? Ma ütlen seda mingi miljonit korda, aga mulle väga meeldivad su prillid. Thanks. Mulle ka meeldivad. Üldse showtfit on ka äge. Aga jah, Malagas me oleme, sest ma ei tea, mõtlesin, see on nagu siuke nii hea mulje jättis ja siis mõtlesin, tuleme, võtame siit mingi õhtusöögi ja jalutame ringi, nii et suht pikk sõit ikkagi, kus me elame mingi 45 minutit, sest me tulime tipptunni ajal ka. Aga on kõike seda väärt, ma ütlen. Ja. See on meie viimane päev. Viimane päev, jah. Hispaanias. Mul on homme mingi kell 6 lenni, et ma ärkan öösel homme. Karmen läheb Eestisse, ta saab õnneks veits hiljem minna, nii et aga nii on. Aga ma ei tea, naudime tänast õhtut ja ilm on ilus ja päike paistab, nii et mis viga. Siin nii palju erinevaid maitsvaid toidukohti on, jah? Me tuleme ikka kuskil nurga tagusesse kohta. Ja kuskile mingit assaid lihtsalt sööma. Aga ma loodan, et see on hea. Nagu, see on siuke asi, mida Eestis ei söö, vaata üldse Norras ka. Ja soojas kliimas pigem tahad ka midagi jahedat ja... Siuke hevi toit teeb alati halva enesetunde, nii pigem võtta midagi veel. Kuule, ma läks vist veits hulluks sellega. Vau. Ma ei söö seda ära. Kuidas? Tahtsin dopingute pärast lihtsalt, aga... Hea või? Kohad mingid väikseid kohvikuid ja asju täis ja mingid retke. See on super palju söögikohti. Aga igal pool on nagu inimesi täis. Igal pool nii lihtsalt. Mõtlesimegi, et kas need kohalikud ka söövad ainult väljas. Kristjan, miks sa tantsima ei lähe? Nii, nagu lubatud, täna siis me loosime välja võitja, kes saab endale paari Oakley prille, aga ennem veel ma tahtsin tegelikult teha lihtsalt väikse oma ülevaate või anda tagasisidet prillidest, mis kogemus mul on olnud Oakley'ga siiamaani, nii et ma hakkan lihtsalt pihta ja mis ma siit välja oskan tuua, siis on alustuseks kohe võib-olla spordiprillid, super jooksukad, kindlasti väga kerged, väga mugavad, lisaks sellele, millega ma rullitan tihtipeale, on siis selline mudel ja mis ma tahaks ära mainida, on lihtsalt Oakley uued prillid või nagu nende uus stiil, mis on väga omapärased. Peaaegu nagu mingi haaknõela vibe siin, aga mis mulle Oakley puhul meeldib, nad teevad asju nagu ka üle võlli ja selles mõttes neil on alati selline nagu viib inimesed võib-olla kahte leeri, aga see ongi, et nad nagu tõesti sa eristud teistest ja see on nagu hästi tuus ja minul on nagu siuke kind of nagu old school Oakley minu arust, kui ma ei eksi, siis nad on isegi tagasi tulnud selle Oakley kirjaga, ei ole lihtsalt enam seda logo, nii et see on minu arust nagu mega äge ja nagu mulle meeldib natukene üle võlli mingid asjad, nii et minu arust see on nagu ehtne näide. Lisaks veel, mis ma välja tooks, minu vaieldamatud lemmikud käimakate hulgas siis vaba ajal on need prillid, sest nad on hästi pisikesed ja mega kerged ja need on nagu nii flexid, et ma ütlen ausalt, mu nagu nägu ja kõrvad ei ole väga sümmeetris ja mul tihtipeale on prillidega see teema, et mul nagu vajuvad prillid lihtsalt peas ära, aga Oakley'ga ongi see, et ta kuidagi fitib nagu igasuguse näokujuga, nii et kindlasti see on nagu minu jaoks olnud täielik game changer. Millega ma võib-olla kõige rohkem olen tähelepanu saanud on võistlustel siis nende prillidega, mis ma arvan on juba nähtud, katsetatud, proovitud päris palju sportlaste hulgas. Ja esiteks nagu, nad on lihtsalt nii mugavad ja nad istuvad sul ümber näo nii valatult, et see ongi, et alati kui ma need prillid pähe panen, siis tunnen, et veits nagu tuleb kiirust juurde. Nii et aerodünaamilised nad välja näevad ja on ka, nii et see on siuke mental värk või selline väike ülevaade on ja mis ma kokkuvõttes tahan öelda on kindlasti vaadake ProOptica lehelt. Meeletu allikon ja leiate kindlasti endale midagi meelepärast ja Oakley lehel ka veel on igasuguseid uusi kuidas ma ütlen siis uustulnukaid siis et ühed päris crazy'd prillid on välja tulemas, nii et tahaks tegelikult neid ka kunagi proovida.
see on kõik ja nüüd aga võitled valima. Nii, käes on siis aeg, et välja loosida siis Oakley prillid ja siin on mul list nimedega ja ega muud ei olegi, kui vajutada start ja siis juba loosib telefon välja, võitja. Nii, kes siit siis tuleb? Miks mul mingi excitement? Mul ka! Ja nagu näete, ise võite lugeda, ausal teel võitja on Kevin Hallop. Ma ei tea, võtame siis ühendust läbi Instagrami, on ju. Nii et jah, palju õnne veel kord ja aitäh kõigile, kes loosis osalesid ja loodetavasti tuleb äkki kunagi veel midagi toredat, nii et tšau praegu!